Tere tulemast vaatama ja kuulama Töötukassa karjäärikeskuse järjekordset tulipunkti. Mina olen Siim Sarapuu, Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja ja tänase vestluse moderaator. Me räägime täna tehisintellektist. Kui 3 aastat tagasi konverentsidel oli veel neid esinejaid, kes küsisid, kas tehisintellekt ikka tuleb ja kas ta on nii võimekas, siis viimaste aastate jooksul me kuuleme järjest rohkem seda, kuidas tehisintellekt on juba kohal ja kuidas ta meid mõjutama hakkab. Me usume, et me suudame tänase saatega pakkuda sulle vaadet, mis edasi, kellel läheb paremini ja kes kaotab, mis oluliseks saab ja mis kõrvale jääb ja kuidas kohaneda, kui kõik ümberringi tehisintellekti maailmas muutub veelgi kiiremini, kui me oleme osanud arvata. Mul on täna suur rõõm vestelda siin erinevate inimestega, kes teavad, mida nad räägivad. Me ei jää pelgalt abstraktse teooria juurde, vaid räägime sellest, mis juba praegu on toimunud, toimumaas peagi ja tänasel päeval. Ja et meie tänane saade oleks veelgi interaktiivsem, siis teil kõigil on võimalus esitada sellesse keskkonda, kus te seda vaatate, chatti küsimusi. Ma võtan mingil hetkel mõned vaatajate küsimused ja loomulikult siis püüame neile vastused leida. Kui küsimusi peaks tulema nii palju, et vastuseid ei jõua siin anda, siis hiljem me koostame selle kohta ka sellise kokkuvõtva artikli, kus nendele küsimustele siis vastame. Aga läheks tänaste heade külaliste juurde, et tere päevast kõigile ja alustame sellega, et palun tutvustage ennast paari sõnaga, et mis valdkonnas te praegu tegelete, mis on seotud tehisintellektiga ja soojendusküsimus siis lisaks ka, et mis on sinu jaoks tehisintellekt või tehisaru või AI, et nii nagu siin erinevaid sõnu selle kohta on kasutatud ja alustame siit, Mart, sinust. Jah, nimi on Mart Parve ja ma olen tehisintellekti ettevõttes Miros tehnoloogia arendusjuht ja siis ka Püha Johannese koolis IT-suuna õpetaja ja mõlemad pidi siis ilmselgelt puutun AI-ga kokku nii selle osas, kuidas kasutada AI-d äris, siis Mirosel on tehisintellekti toode, kuidas kasutada AI-d töökohtadel ja kuidas siis AI-d koos õpilastega õppetöös kasutada. Mis puudutab sinu küsimus selle osas, mis on tehisintellekt, siis tehisintellekt on arvutisüsteem, mis täidab selliseid ülesandeid, et kui neid täidaks inimene, siis me loeksime seda intelligentseks käitumiseks ja tehisintellekt. Aitäh! Tere, mina olen Reelika, olen Töötukassa karjäärinõustaja, aitan inimestel töömaastikul orienteeruda ja AI on muutunud järjest aktuaalsemaks, nii et sellest siis täna räägime. Mis minu jaoks AI tähendab või mis ta minu jaoks on? Ta on võib-olla tööriist, mis aitab luua, otsustada, õppida, aga tal ei ole isiklikku teadvust ega südametunnistust ja sellepärast on oluline, et inimene võtaks selle eest vastutuse ja annaks talle suuna, tähenduse. Aitäh! Tere, minu nimi on Marko Rillo, ma olen EBS-is innovatsiooni õppejõud ja ma olen ka tehnoloogia ettevõtja, kes siis kasutab tehisintellekti tooteid enda igapäevatöös ja õpetan seda kasutamist ka teistele. Ja kui ma peaksin kuidagi seda defineerima, siis vaadates, et kuidas tehisintellekti õppetöös kasutatakse, siis seda midagi sellise tööriista ja olevuse vahepealset. Sellepärast, et kuigi tal ei ole enda teadvust, siis vaadates, et kuidas tudengid tehisintellekti tööriistu õppetöös kasutavad, siis võime me öelda niimoodi, et ta on just nagu täiendav grupiliige, kelle abil on võimalik mingisuguseid ülesandeid lahendada. Väga hea see olevus, meenus, et on vahepeal inimesed hakkasid tänama tehisintellekti, kui ta vastas küsimusele, siis keegi kirjutas, et ei ole ikkagi vaja, et reostada ja nii edasi, et see juba tähendab, et inimesed võtavad teda juba kui pooleldi sellise inimesena. Aitäh! Tere ka minu poolt, mina olen Martin Sõmer, olen Haridus- Noorteametist inseneer- ja digihariduskeskuse juhataja ja meie Harnos panustamegi haridusvaldkonda läbi erinevate meetmete, et jõuda ka sellesama tehisintellekti teemaga rohkem nende kasutajate juurde, et oleks toeks nendele, sest minu jaokski on seesama tehisintellekt väga võimas tööriist,
kuid see tööriist on antud kätte ka meie kõige noorematele kasutajatele, õppuritele ja ega nad ju ei tea täpselt, kuidas seda kasutada. Nendel puudub täna veel see kriitiline mõtlemine, kriitiline meel, mis on õige, mis on vale. Nii et see on väga võimas tööriist, millele tuleb leida ka mingisugune konkreetne raamistik. Aitäh! Ja lihtsalt sissejuhatuse poole pealt veel, et me tänast vestlust püüame alustada natuke nagu üldisemate küsimuste kaardistamisega ja vastamisega ja siis käsitleks kahte sihtgruppi, et tõesti üks sihtgrupp väga selgelt on noored ja teine sihtgrupp on siis 55 ja vanemad. Et see oleks selline võib-olla ülesehitus ja lõpetame siis enda tänase saate selliste soovitustega või ka nende mõtetega, mis siin on läbi käinud, et mida te siis veel soovite üle rõhutada. Aga ma alustaks, Marko, sinust, et sina töötad nii-öelda ka suure pildiga, et kui sa tänast tööturgu vaatad, ja minu käest on seda ka tihti küsitud, ja huvitavaks teada, kuidas sina sellele vastad, et kui suur see tehisintellekti mõju siis tegelikult on, et räägime me siin evolutsioonist või revolutsioonist? Ma arvan, et sellele võiks vastata selliselt, et lühiajalises perspektiivis on see muudatus võib-olla väiksem, kui me arvame, aga pikaajalises perspektiivis on see muudatus tõenäoliselt palju suurem, kui me arvame. Sest paneme siia lihtsalt mõned sellised andmepunktid juurde. ChatGPT, suur keelemudel, sai kasutajate jaoks vabalt ja universaalselt kättesaadavaks 3 aastat tagasi oktoobrikuuses. Ja see tähendab seda, et meil praegu nüüd 2025 juunis lõpetavad bakalaureuse õppes esimesed tudengid, kelle kohta me naljatamisi võime öelda, et nad ei ole kordagi pidanud oma kooli vältel oma peaga mõtlema. Sellepärast, et kui mis tahes asju on tarvis nagu keelemudelite abil nagu teha, siis nad on sisuliselt saanud kõik oma kodutööd, grupiülesanded või siis ka eksamitööd keelemudelite abil valmis. Ja kui me mõtlemegi, et meil on teatud mõttes kasvanud juba kõrgharidusest sisuliselt üks esimene põlvkond, kes on seda igapäevaselt kasutanud ja mitte natukene kasutanud, vaid kelle jaoks on see loomulik nende nagu toimimise osa, siis ma arvan, et mida rohkem neid inimesi praegusel hetkel ühiskonda lisandub, kelle jaoks see on igapäevane tööriist, et seda rohkem ta ühel hetkel hakkab kogu ühiskonda muutma. Sa provotseerisid nii ilusasti selle, et ei ole pidanud oma peaga mõtlema ja kuna sa provotseerisid, ilmselgelt sa ootsid, et keegi reageeriks sellele ja ma siis kohe nüüd reageerin sellele. Et kui vaadata, kuidas suured keelemudelid töötavad, siis nad ei ole mõeldud millegi uue loomiseks. Nende toimepõhimõte ei ole suunatud millegi uue loomisele. Ja sellepärast võib argumenteerida, et see keelemudelite ajastul muutub hoopis olulisemaks see, mis on siin originaalne sisu ja originaalne vaatepunkt. Sellepärast Geoffrey Moore'il on selline kontseptsioon nagu tuumik ja kontekst, eks ole. Kontekst on see, mida kõik teevad, tuumik on see, mis on uus mulle ja uus maailmale. Ja võib öelda, et selles keelemudelite ajastul lihtsalt teravamalt tuleb välja see, kas sul on mingisugune originaalne mõte. Näiteks üliõpilaste puhul, kas minu näiteks uurimistöös või teadustöös, mis on see, mida ma toon uut maailmale, mida ka GPT veel ei tea ja selle ümbritseva näiteks nagu literature review, kuidas see nüüd eesti keeles on, eks ole, ja muud sellised asjad, mis varem oli selline toores töö. Selle nüüd GPT teeb ära, mis paneb veelgi suurema tähelepanu ja olulisuse sellele, mis on see, mis sa uut maailmale tood. Selles osas ma arvan, et me ei vaidle ilmselt, et see unikaalsus on ilmselgelt jätkuvalt tähtis, sellepärast, et keelemudel on sisuliselt ju teksti lõpetaja. Ja mida rohkem ma teksti lõpetan, seda suurema tõenäosusega ma näen seal neid asju, mis hakkavad ühel hetkel korduma. Just mitte isegi jätkuvalt oluline võib argumenteerida, kuna nüüd on see nii-öelda kõrvaliste asjade või konteksttegevuste tegemine on kõigile kättesaadavaks saanud, siis on see muutunud veel olulisemaks, mis on see sinu originaalne mõte, mida sa tood maailmale. Mart, ma tegelikult tahtsin sinuga just selle poole pealt ka jätkata, et mis sinu hinnangul, mis valdkondades on tehisaru mõju täna kõige nähtavam? Tehisaru mõju on kõige nähtavamal nendes kohtades, mida tavainimene ei näe.
kuidas toimub liikluse suunamine mingites serveriparkides, kuidas toimub reageerimine küberrünnakutele ja muud sellised, kuidas toimub mingisuguse näiteks tarneahelate optimeerimised ja see, mille mõju maailmale ja majandusele on erakordselt suur, aga mida väljaspoolt on praktiliselt võimatu näha, sellepärast kui kuller toob selle koju paki, siis kas on mingit sorti tehisintellekti lahendus, olgu ta siis keelemudel või hoopiski mõni muud tüüpi AI seal toimetanud, seda lihtsalt ei näe, aga samal need efektiivsusvõidud saavad olla väga suured ja see võib-olla ka uinutab natuke sellist inimest, kes ei puutu sellega süvitsi kokku, et seda veel ju ei ole, et ma seda veel ei näe, aga tegelikult võib see olla juba paljudes valdkondades juba aastaid suurem, kui me arvame. Just, et siin üks näide, mida tihti tuuakse, et kui oleks minu käest see küsimus küsitud, mina oleks öelnud, et raamatupidamine on näiteks üks see valdkond arvudega töö, et kus see nagu mõjutab, eks ole, et sina tõid selle tausta hoopiski mängu ja võib-olla tõesti raamatupidamisse on ka jõudnud, aga mitte veel nii palju, see on see uinutav faktor siin äkki või? Just, et suur mõju saab olla seal, kus liigub mingisugune suur väärtus, nagu näiteks ma siis tõin neid tarneahelad või siis näiteks minu ärivaldkonnas e-kaubanduses. Kui sa e-kaubanduses mingisuguse asja ostad, siis tekkida küsimus, miks ma just selle asja ostsin. Kas seal taga on äkki mõni AI, mis pakkus mulle just seda toodet, sellepärast et tõenäoliselt ma selle toote tagastan on väiksem, sellepärast et siin nähti kui klienti, kes on valmis ostma kõrge marginaaliga tooteid, tegelikult sa lihtsalt ostsid asja, sa ei tea, mis seal taustal toimus. Aga kui sa nüüd küsid selle kohta, ma saan aru, et arvestades ka tänase seda nagu sündmuse konteksti, et mis valdkonnas töötajale on see kõige olulisem, siis üks on kindlasti tarkvaraarendaja, kes praegu saavad ikkagi kümnetes % efektiivsusvõitu läbi selle, et nad näiteks testide kirjutamise või muud sellised nagu, kuidas öelda, lihtsate töömahukad asjad annavad AI kätte. Ja samal ajal ka näiteks mul oli siin juhtum, kus üks ettevõte proovis teha turu-uuringut ja päris palju aega inimesed investeerisid sellesse, et seda siis käisid teha, kõiki infoallikaid töötada ja kui nad avastasid, kuidas kasutada õigesti AI selleks, et seda teha faktide põhjal, mitte selle põhjal, mida AI arvab, siis hakkas see võtma neil aega mitte enam nädalaid, vaid juba tunde. Ja selliseid võimalusi saab igaüks enda ümber otsida ja tööjõuturul osalejal on siis küsimus, et kui ma olen töötaja, siis kas mina olen see inimene, kes oskab kasutada uusi võimalusi selleks, et teha töid, mis varem võtsid nädalaid, teha neid tundidega ja kas ma saan selle kaudu ennast eristada? Jaa, Reelika, sina karjäärinõustajana ju kohtud ka igakuiselt sadade nii tööotsijatega kui ka nende inimestega, kes karjääripööret teevad, et kui sageli sinul nõustamise käigus tuleb nagu tehisintellekti teemadel juttu ja kas inimesed kasutavad seda kuidagi kandideerimisel? Järjest sagedamini tuleb jutuks, eelkõige muidugi sellepärast, et inimesed kasutavad seda tõesti kandideerimisel, nad ju koostavad oma CV-sid, motivatsioonikirju, kaaskirju AI abil. Aga tuleb ka, sellise ärevuse tekitajana tegelikult jutuks, sest inimesed on ikkagi ebakindlad, nad ei tea, millised tööd võivad kaduda, noored kardavad tegelikult väga palju oma tuleviku pärast, et millist eriala ma siis õppima peaksin. Ma tahaksin kommenteerida võib-olla Markot ja Marti ka, et Mart, sa ütlesid, et taustal, eks ole, on seda nähtamatut AI tegutsemas, et võib-olla sellepärast tegelikult inimesed ei saagi aru, kui palju ta juba sees on. Ja sinu poolt see, et noored sageli ka mitte kunagi ei ole nii lihtne olnud mõttelaisk olla kui praegu, aga mitte kunagi ei ole see ka olnud olulisem, et tegelikult inimene oma aju kasutaks. Et jah, ma siit annaks edasi sõna. Ja, aitäh. Martin, sina kui haridusmaastikul toimetav, et mida sina saad välja tuua niimoodi nagu laiemas kontekstis, et kuidas siis tehisaru nagu haridusvaldkonnale on juba mõju avaldamas? No eelkõige ta avaldabki noorte seas mõju, nii ka Marko välja tõi ka tudengite seas, ka noored, aga ka veel väiksemate seas. Just need samad erinevad kodutööd, mida peavad lapsed ära tegema. Ja siin, mida Reelikaga välja tõi, et võib olla see mõtteraiskus, mis tuleb noortel. Ja nad ei oska võib-olla seda oma aega selliselt kasutada, et kas nad läbi sellega siis õpivad midagi või nad lihtsalt teevad selle asja ära ja lähevad mingeid muid tegevusi tegema. Ja nüüd on see küsimus, et siin tuli ka varasemast diskussioonist välja, et mis on nagu oluline mõju sellel tehisintellekti kasutamisel on aeg. See, et meile jääb rohkem aega kätte. Ja see on väga suur väärtus. Ja
Ja see on see asi, mida tegelikult kõik need, kes me võtame need tööriistad kasutusele, peame sellest aru saama. See on aeg tegelikult enesearendamiseks. Enesearendamiseks selleks, et esitada õigeid ja häid küsimusi sellele samale tehisintellekti vahendile. On ta siis keelemudel või on ta siis mingisugune teine mudel, mida me saame nii-öelda kasutada omaenda töö lihtsustamiseks. Ega kui vaadata kasvu seda pikaajalist revolutsiooni, nii tööstusrevolutsiooni kui ka neid jätkuvaid, siis tegelikult on ju kõik need asjad toimunud ka selliste hüpetega, kus olid hirmud inimestel, et see muudab totaalselt meie maailma. Kas või see, kui auruvedurisse minna 20 kilomeetrit tunnis sõita, et siis me saame kõik surma, oli üks hirmudest. Aga seda ei ole juhtunud. Või see, et kui me asendame hobused traktoritega, et siis kaob töö ära kõikidel. Et tegelikult need protsessid käivadki normaalselt edasi ja nüüd ongi see, et ka haridusmaastikul tuleb seda silmas pidada, et see on toetav vahend ja seda ei tuleks karta. Aga täna on tõesti see olukord, kus põlvkondade erinevus on juba nii suur, et meie õpetajaskond, kes on võib-olla isegi enamuses on täna siin Eestis tõesti 40 pluss, 50 pluss, kuidas nemad võtavad selle vastu ja kuidas on võtnud vastu noored. Et seal tekib see põlvkondade erinevus ja oht selles, et noored lähevad eest ära ja õpetajad ei tule järgi sellega. Ja siin kindlasti meie enda poolt, Harno ja Haridusministeeriumi poolt, soovime olla toeks õpetajaskonnale, viies läbi ka erinevaid praktilisi töötobasid juba täna, valmistades ette õpetajaid, tutvustades neile erinevaid tööriistu, töövahendeid, kuidas need käituvad. Ja küsimus ongi see, et mida see ChatGPT teeb, mida need keelemudelid teevad, kuidas nad töötavad. Tuleks sellest aru saada, et see ei ole tõesti see asi, mis loob mingit uut väärtust, vaid see on kokku korjatud väärtuse edasi andmine teisel kujul lihtsalt. Aga just see, et inimene on ikkagi jätkuvalt see, me peame tõstma inimesi ikkagi kõrgemale ja hoidma seda nii-öelda lippu kõrgel, et meie oleme need, kes annavad selle uue väärtuse, selle uue sõnumi. Aga need tööriistad lihtsalt aitavad võib-olla panna seda ilusasse vormi, pakendada seda paremini. Teid kuulates mul tekkis üks selline küsimus, et kui me võtame, nagu sa ütlesid, et igasugused sellised uued leiutised, uuendused, mis on tulnud, et need ju ühelt poolt on tegelikult ka suurendanud sellist nagu vahet või ebavõrdsust inimeste seas, et kui tuli internet samamoodi, kes hakkasid kohe kasutama, liikusid edasi, keegi ei maha. Samas me ju teame ka seda, et ega mida uuemad need uuendused on, seda kiiremini see kõik nagu areneb edasi ja realiseerub, et kuidas nagu teie tunne on, et kui suur siin see oht on nüüd selle sama tehisintellekti osas, kes hakkavad kasutama versus kes ei hakka kasutama, kas me räägime juba lähi 10 aasta jooksul päris suurt erinevust, mahajäämust ja sellega seonduvaid probleeme? Jah, absoluutselt, et neid tehnoloogilisi uuendusi on selline mõiste nagu siis tehnoloogiline majanduslik paradigma, luban endale sellise väljendi siia. See on tehnoloogia, mis muudab seda, kuidas ühiskond, organisatsioonid ja ettevõtted toimivad. See on siis suurem muutus tehnoloogias ja AI puhul võib siis öelda, et tegemist on sellise nimetatakse inglise keeles disruptive või siis nagu purustav tehnoloogia, mis purustab olemasolevat ja neid tuleks karta sellepärast, et jah, alati lõpuks on tööhõive taastunud, aga see on alati tekkinud selle töö mobiilsuse mõõna perioodi, kus teatud inimesed jäävad ikkagi väga tugevalt maha. Seda on juhtunud nii kangastelgedega, seda on juhtunud globaliseerumisega, siis kui näiteks Ameerikast liikusid töökohad Aasiasse ja siis väga paljud inimesed satuvad ikkagi väga hätta, nii et seda tuleks kindlasti väga tõsiselt võtta. Toon näiteks raamatupidamise. On kuude küsimus tõenäoliselt, millal AI suudab panna kogu bilansi ja kasumaranda kokku siis raamatupidamise dokumentide põhjal. Ja seega olles raamatupidaja, kes suudab panna kokku dokumentide põhjal bilanssi ja kasumarannet ja vabandust raamatupidaja, kui ma eksin nüüd terminoloogiaga siin kuskilt otsast, aga see on suhteliselt lihtne ülesanne, mis teha. Ja siis tekib küsimus, et kui varasemalt oli võimalik olla küllaltki head elu võimaldav raamatupidaja ja selliselt, et ma tegin ainult neid põhiasju, mida kõik teevad, aga ma tegin ka neid asju, mida kõik teevad. Neid asju, mida kõik juba teevad, neid
neid AI oskab väga hästi õppida tegema. Ja sealt tekib siis küsimus, et kas ma raamatupidaja näiteks, kas mu tugevus on selles, et ma leian üliloomingulisi viise näiteks, kus ettevõtte likviidsust tõsta. Mu kogemus põhineb sellele, see on see, mida ma ettevõtetele toon. Või mõni muu selline unikaalne kompetents, mida mul on pakkuda. See, mida kõik suudavad pakkuda, seda suudab ka AI pakkuda. Ja seega, kui ma ütleme, et tööjõuturul osalejal tasub praegu rohkem kui kunagi varem mõelda selle peale, mis on minu unikaalne tugevus, mida ma suudan tuua. Raamatupidajal võib see olla see, mis ma tõin näiteks, mõnel teisel töökohal võib olla see mõni muu, see asi, millesse ma ise usun, millesse ma olen investeerinud ja mille osas ma eristun sellest, mida tavaliselt tehakse. See, mis tavaliselt tehakse, see nii-öelda AI kontekstis siis tarbe varastub ehk kommoditiseerub ehk sellega nagu märkimisväärselt teha midagi väärtuslikku elus ja sellega siis ka endale hea sissetulekut lubada, see kahjuks hakkab ära kaduma ja seda peaks võtma üsna tõsiselt, ma arvan. Kui ma mõtlen siit kohe edasi, siis järgmine samm, et mida võiks mõelda, on see, et missugused oskused puudu on, et seda sama järgmist sammu astuda. Ja tundub, et tegelikult esimene asi, mida tegelikult kõikidel tarvis oleks praegu, on mingisugune elementaarne tehisintellekti töökõristade kasutamise oskus, et tõepoolest, et ma paigaldangi enda nutitelefoni, erinevad need rakendused, et mis mul võimaldavad neid keelemudeleid kasutada, need rakendusi on laias laastus 4 tükki, mis on praegu sellised tublimad, et üks on see sama palju räägitud ChatGPT, teine on Google'i, Gemini, üks on Claude'i Anthropicu rakendus ja siis on Microsofti Copilot, mis on tegelikult tugineb väga suuresti ka sellel samasel ChatGPT-l. Ja nad kõik on natukene erinevad, nad kõik oskavad natukene erinevalt eesti keelt, nad kõik täidavad ülesandeid natukene erineval põhjusel ja erinevate mudelite alusel. Nii et kõige lihtsam asi, kust pihta hakata, on hakatagi nendega natukene mängima ja esitame sinna huvitavaid ülesandeid ja vaadata, et kuidas nad vastavad. Ja ühel hetkel on võimalik siis enda jaoks teha see samane selgus, et missuguste tööriistade abil mul tulevad paremad tulemused ja millest mul tegelikult enda töös võiks olla kasu. Seda liiki silla ehitamine, et kuidas enda jaoks muuta need tööriistad mugavaks, on ilmselt igal ühele jõukohane. Ma lisan siia ühe väikese hoiatuse. Just. Minu kogemuse järgi selline esimene proovimine lõpeb alati pettumusega. Praktiliselt alati 100%, 100% võib-olla mitte, aga see lõpeb pettumusega ja seal, kui sellest esimesest pettumusest välja ronida ja taastada trajektoori edasi õppida ja see on saadetud sellest ka aru saada, kuidas näiteks keelemudelid tegelikult töötavad, kus nad tegelikult neid asju teavad ja kuidas panna neid asju teadma. Kui sellest esimesest pettumusest läbi närida, siis hakkavad tegelikult ilmnema see, kuidas tegelikult väärtust luua. Seega, kuulad, olge valmis selleks esimesest pettumuseks ja täiesti kindlasti ronige esimesest pettumusest üles ja siis läheb palju paremaks. Ehk et siin kehtib ju samamoodi ka see sama põhimõte, et harjutamine teeb meistriks, et siin ka ei tule niimoodi, et esimese küsimusega tuleb juba kohe hea tulemus ära, vaid et seda peab igatpidi proovima ja need läbikukkumised on ainult õppimise kohad. Martin, ma nägin, sa vist ma soovisin ka korraks siin Markole just lisada seda, et tõesti me ei peaks nägema nagu hirmusid siin sellise uue tehnoloogia kasutusele võtmisel, uute vahendite kasutusele võtmisel, vaid tegelikult võimalusi. Ja järjekordselt, kas või meenutades võib-olla circa 20 aastast aega tagasi, kui tulid raamatupidamisprogrammid, siis öeldi, et raamatupidajad pole enam vaja. Aga kas meil on raamatupidajad ära kadunud? Ei ole. On uued töövahendid tulnud, nad saavad tõhusamalt oma tööd teha. Ja siin ongi tegelikult need võimalused hoopis. Ja selle olukorraga tuleb hakata lihtsalt ennast tõesti kurssi viima, tulebki nii, nagu Marko ütles, hakata katsetama, proovima, tuleb ka pettuda ja tuleb nii-öelda uuesti püsti tõusta ja edasi liikuda. Et see ongi evolutsioon, see on protsess, millest tuleb nagu kaasas olla. Ja ma liiguks edasi nüüd sihtrühmade juurde ja võtakski noorte teema kõigepealt ja võib-olla sissejuhatuseks see statistika, et tõesti kui nii palju kui seda küsitud on, et siis noorte seas, kes on siis 19 kuni 29 aastased, on see tehisintellekti kasutamine, ma usun praegu juba tõesti üle 60% päris julgelt, et need on mingid aastatagused andmed. Ja pärast me liigume 55+ sihtrühmane, kus on tegelikult see umbes 3 korda madalam. Nii et siin on juba see lõhe
kasutamise mõttes tekkinud, aga minu küsimus pigem on nagu see, et kui Marko siin tõi välja need erinevad programmid, mis eeldatavalt on hetke vist tasuta, mingid versioonid. Enamikki neid versioone on võimalik tasuta kasutada, et jah, natukene nutikamad mudelid, kus saab paremaid vastuseid, on tõesti küll tasulised, aga mingit põhilist nagu tööriista on võimalik tasuta kasutada. Ja, et siis võib arvata, et noortel see juba kasutuses on ja nüüd me räägime, kui me räägime noorte sihtgrupist, me räägime ka koolist, et kuidas kool, aga mis nurga alt siis peab noortele nagu lähenema, kui nad juba niikuinii kasutavad, äkki nad peaks hakkama õpetajaid õpetama hoopiski siis? Võib-olla tooks natukene laiema teema sisse, millest räägib ka Euroopa täna väga palju ja millele väga palju pööratakse mujal, aga ka Eestis tähelepanu, on nimelt digitaalne heaolu. Me tõesti noored kasutavad väga palju erinevaid nutiseadmeid, erinevaid platvorme ja nii edasi. Nad veedavad tohutult palju aega võrreldes võib-olla 10-20 aastase taguse ajaga digimaailmas. Ja see, kuidas nad seal toimetavad ja millist infot sealt koguvad, endasse ammendavad ja et osata vahet teha, mis on õige, mis on vale. See on tegelikult see murekoht natukene, üsna oluliselt. Ja see, kuidas, kui me anname järjest noorematele lastele need nutitelefonid kätte, kuidas see mõjutab nende vaimset tervist, kuidas see mõjutab nende kriitilist mõtlemist. See on tegelikult see murekoht, millele tuleb fookust juba täna pöörata. Ja kui me oleme sellega nagu hakkama saanud, et me laseme lastel olla lapsed ilma nutiseadmeteta, me saame, et nad nii-öelda kasvaksid ikkagi sellises tavapärases keskkonnas ülesse. Ja tõesti, et nutiseadmed ja kogu see informatsioon, mis on nende taga, ei juhiks nende elu, vaid nemad ise oleksid ikkagi oma elu juhtijad. See on nagu üks esimene oluline asi, millele pöörab ka tegelikult kogu Euroopa täna tähelepanu või kogu maailm. Nüüd siis, mis puudutab sellesse, kuidas hariduses ja õppetöös kasutada tehisintellekti, see on lapse kingades. Selles mõttes, et ja siin on natuke need samad dilemmad, mis ma just ennem rääkisin, et me oleme läinud täna nii väga digitaalseks. Kõik õppimised, kõik toimuvadki valdavalt juba nii-öelda sellel nutiplatvormidel, läbi arvuti, läbi telefoni, kõik päevikud on, eks ole, seal samas on ta siis stuudium või e-kool või midagi taolist. Ja me oleme nagu sunnitud nendele andma need telefonid kätte ja need digivahendid. Ja teisipidi me tahame natukene neid nagu justkui säästa sellest. Ja samas, kui me tuleme selle tehisintellekti juurde ja see, et me anname need tööülesanded, koduülesanded, et nad peavad neid lahendama, siis nad võtavadki ruttu ja teevad selle kiiresti ära ja nad sukelduvad jälle sinna digimaailmasse. Et siin see nii-öelda digitaalne heaolu tuleb ka nagu väga fookusesse võtta. Kuid jah, et hariduses siis läbi õppekavade, mida me jätkuvalt pidevalt uuendame, tahame tuua need tehisintellekti komponendid sisse ja et kuidas õpetajad ja samamoodi ka õpetajad õpetada neid tööriistu kasutama selliselt, et nad ei ole enam nii-öelda need õpetajad, kes ütlevad, nii asjad on, vaid nad oleksid mentorid, nad oleksid juhendajad, suunajad, et need on need vahendid. See on see informatsioon, mis on usaldusväärne ja need on see, mis ei ole usaldusväärne. Ja ka see, et kus kohas see usaldusväärsus siis tuleb. Et siin me peame olema kõik täiskasvanutena kriitilise meele ja mõtlemisega ja samamoodi andma seda noortele edasi. Korra lihtsalt küsin seda, sa mainisid, et õppekavadesse tuua sisse, et mis see hetkeolukord on, et kui nüüd alustab õpilane esimesest klassist, et mitmendas klassis tal õppekava järgselt tuleb midagi sellist juba, kus tehisintellekti kasutamine õppetöös? Sellega on natukene keeruline, et see sõltub väga palju täna koolidest. Ja see sõltub ka sellest, milline on see digipädevus ja digipädevuse arendamine maast madalast. See ei ole täna kohustuslik, informaatikatunnid kõikides koolides ei ole kohustuslikud, vaid nende valikained. Me liigume ikkagi selles suunas, et me tahaksime viia need kohustuslikuks ja tegelikult see võti on ikkagi rohkem nendes koolides ja koolijuhtides. Et koolijuhid korjaksid selle info üles ja nad viiksid nii-öelda oma koolis selle informaatikaõppe, digipädevuse õppe põhiainetesse sisse. Et AI puhul ma pakun, et AI on küll kõrgtehnoloogiline selline nagu asi, aga sellega suhestumise juures
võib-olla digioskused ei ole nii olulised, kui ma ütleks, kasutaks sellist sõna nagu teadusfilosoofia, sa tõid kriitilise mõtlemise tõid sinna pilti. Ja kui tehisintellekti kasutamine näiteks hariduskontekstis läheb valesti, ei õpeta noort oma peaga mõtlema ja ei arenda noore kognitiivseid võimeid ja teadmisi, siis see ei juhtu sellepärast, et ta ei oska progeda, vaid see juhtub sellepärast, et tal ei ole kriitilist mõtlemist. Ja sellised nagu mõiste nagu epistemioloogia, et kuidas me teame, mis on, kuidas me üldse saame teada, mis on, kuidas GPT saab teada, mis on, eks ole, selline pool, eks ole, mis näiteks kriitiline mõtlemine on siin väga hea nagu tulem, mis sellest saab olla, et see seal vist on päris oluline. Ja nüüd, kui vaadata, kuidas noored AI-ga suhestuvad, siis me võib-olla õpetajate ja lapsevanematena peaksime küsima, mis on see maailm, milleks me tegelikult noori ette valmistame. Sest me võime hoida noori kuskil eraldi, üritame neile klaasist kupli peale panna, aga me teame varem või hiljem ja minul nüüd see siis juhtub nagu see aasta, kui esimene laps läheb ülikooli. See klaaskuppel ikkagi tuleb pealt ära, ta läheb sinna maailma ja seal ei ole minu kontroll enam selle üle, et mida ma talle seal maailmas luban või mitte, vaid siis ta läheb ja hakkab elama ja küsida ikkagi, et mis me saame teha selleks, et nad oleks hästi ettevalmistanud, sest tegelikult neid kupli all me kaua ei hoia kahjuks. Võib-olla me ei hoia neid isegi praegu kupli all. Aga me ei saa võtta ka seda rolli, et meie kujundame nende noorte maailma. Mida me saame noortele anda, on väärtused. Ja põhiväärtused peavad paigas olema. Ja kui me suudame need edasi anda õigelt ja õigeaegselt, siis on see maailm ka tulevikuga. Loomingulisus, see, mida et sinu kui lapse mõtetel on väärtus ja sellel, mida sa suudad teistmoodi mõelda, on väärtus. See, et sa suudad kriitiliselt mõelda, kõik need ongi just täpselt see väärtuse baas, mis annab siis võimaluse näiteks kas või tehisintellektiga suhelda adekvaatselt, väga hea point. Marko? Ma panen siia võib-olla sellise veel teistsuguse dimensiooni juurde, et ühest küljest see, mis puudutab nende keelemudelite kasutamist, siis on see niivõrd mugavaks tehtud, et ma olen näinud siin erinevaid juhtumeid, kus isegi 5-aastane võtab selle samas asja ette, kuna ta saab inimkõnest aru. Ta kuulab, et kuule, räägi mulle, kuidas autosid tehakse. Ta räägib sulle, kuidas autosid tehakse ja ta teeb seda kannatlikult, ta teeb seda nii, et 5-aastane saab sellest aru, ta teeb seda sellisel kujul, et ta on lõputult sinu jaoks nagu olemas. Et siin 2 nädalat tagasi oli Daily Collective, kes siis nagu korraldab erinevaid igapäevaseid podcaste, seal esitati isegi küsimus, et kas on olemas veel mingisugune valdkond, kus lapsevanem on parem lapsevanem kui seesamane tehisintellekti tööriist. Et kunagi nagu 80ndatel aastatel me delegeerisime osa nagu lapsevanema koormusest televiisorile, sest 20 aastat tagasi me delegeerisime osa sellest sinna sama sellesse tahvelarvutisse. Et nüüd vähemalt meil on telekamängud olid ka vahel. Täpselt telekamängud. Et nüüd on meil vähemalt loodud juba tehnoloogiline eeldus, et me saame osa lapsehoiust anda siis sinna. Aga loomulikult, siin on mitu asja. Et ühest küljest me peame teadma, et mis on see risk, mis sellega kaasneb. Sest et tänasel hetkel on enamike nendest keelemudelitest on mustad kastid. Ja me peame tegelikult teada andma, et sinna sellesse keelemudelisse ei tohi anda mingisuguseid nagu delikaatseid isikuandmeid. Me ei tohi nagu kasutada seda absoluutselt igaks asjaks, sellepärast, et sellega kaasnevad ka riskid. Ja, see on umbes sama nagu need kõik YouTube'id ja TikTok'id tegelikult, eks ole, et kui see laps avastab selle tegelase Andrew Tate ja võtab tema juttu tõe pähe, siis ta saab ühesuguse arvamuse ja kui ta leiab seal mõne teise materjali, mis nagu räägib hoopis teist juttu, siis on tal hoopis teine väärtusmaailm, millele nagu tugineda. Absoluutselt. Aga mis on jällegi väga huvitav uuring, mis tuli välja umbes 1,5 kuud tagasi, Harvard Business Review võttis kokku eelmise aasta statistika, et missuguseks on läinud põhiliselt keelemudelite kasutus. Ja kui veel aastad tagasi eelnevalt oligi tõepoolest see, et valdav osa oli ka siis koodi kirjutamine või andmeanalüüs, põhiliselt selline tehniline töö, siis nüüd on esikolmikus on 3 asja. Endale elu eesmärkide sõnastamine, teiseks see, et kuidas saada psühholoogilist nõu, et keelemudelid on hakatud kasutama isikliku terapeudina. Ja 3. eesmärk on see, et mul on olemas keegi kompanjon, kellega ma olen igapäevases suhtes. Et mul ei ole enam sõbrasuhteid. Ja kui me vaatame, et kui see on juba praegusel hetkel täiskasvanute jaoks kohale jõudnud, et esikolmik on sisuliselt kas sõpruse või terapeudi või siis nagu mentori nõu, see roll on sinna delegeeritud, et siis tegelikult me oleme nagu ka ühiskonnana väga huvitavas kohas keelemudeli valgus. Absoluutselt. Noortest veel rääkides, Reelika, sinu kogemused noortega, kes tulevad nõustamisele, et mis on teemad, küsimused, mida nemad sel teemal küsivad? No nad ikkagi küsivad ka tulevikuplaanide kohta, et
kuidas ma julgen üldse valikuid teha. Äkki AI tuleb ja võtab selle ära. Ma hästi palju näen seda hirmu otsustada, et kui ma nüüd teen selle otsuse, siis just kui ma peaksin seda elu lõpuni ellu viima. Et võib-olla minu sõna siin noortel olekski see, et otsusta, aga see ei ole lõplik otsus, sa saad ju ümber otsustada ja ümber õppida ja tänapäeval ongi järjest olulisem see kohanemisvõime ja õppimisvõime tegelikult. Nii et mitte niiga pikka ettevalmistust ja siis teele minna, vaid teele minna ja kohaneda on võib-olla täpselt, et õppida ja ümber õppida, et pigem see on tuleviku tee praegu. Aga tööotsingute poole pealt, kui nad käivad, et kas seal nad kasutavad seda tehisintellekti, mida nad siis kasutavad? Ikkagi jälle kandideerimisdokumentide koostamine põhiliselt, et see on hästi põhiline. Tuleb jälle sisse see laiskus. No, ma näen hästi palju noortel ka seda, et lihtsalt võetaksegi neid valmis lahendusi. Ta teeb ju mugavalt, ta teeb kiirelt ja siis võib-olla ei loetagi läbi. Ja tulemuseks on selline sisutühi tekst, mis on nagu selline suur kõlav tünn, kõlab võib-olla hästi, näeb ilus välja, aga sisu ei ole. Võib-olla me oleme siin rääkinud üsna üldiselt ja teoreetiliselt ja kui on kuulajaid, kes tahaks ikka siis võib-olla mingisugust nagu praktilisi mõtteid saada, siis mis puudutab tööle kandideerimist, siis soovitaks praktilise viisi, kuidas kasutada tehisintellekti tööle kandideerimiseks. Hakataks võtta ette mingisugune keelemudel, mida sa kasutad ja siis kirjutada sinna sisse, kas siis öelda keelemudelile, küsi küsimusi mu kohta ja vastata küsimustele, ma kandideerin tööl, ole ja küsi küsimusi, vastata küsimustele või kirjutada sinna võimalikult palju selle kohta, kellena ma ennast näen, mis on mu tugevused, unikaalsed tugevused, mida ma olen ägedat elus teinud, mis on minu eluloo kirjelduses olulisemad punktid ja samuti kirjutada üks tekstilõik enda stiilis. Võib-olla see teksti stiil, näiteks eneseväljend stiil on väga lakooniline ja konkreetne inimene. Võib-olla see on natuke poeetiline näiteks, väga hea, see on isikupära. Ja siis öelda, ole hea, kirjuta nüüd see kaaskiri valmis, ole hea, kirjuta nüüd see eluloo kirjeldus valmis. Ja mida sa sellega saavutad on see, et sa oled andnud AI-le teadmise, sa oled andnud selle unikaalse, mis sinus on ja ta kirjutab valmis midagi, mis on isikupärane ja midagi, kust joonistuvad välja sinu unikaalsed tugevused, mida sa tahad tööandjale pakkuda. Ja kui sa nüüd seda ei tee ja ütled talle, et siin on mu eluloo kirjeldus ja ma olen õppinud nendes koolis kirjutada kokku üks CV ja kaaskiri, siis ta kirjutab valmis ja see ei saa tulla üllassena kõige geneerilisem ehk kõige üldisema ja ümaramate nurkadega variandi, mis on üldse võimalik ja kui selle võtab värbe kätte, siis ta vaatab seda, see on tõesti, hei, tule vaata, siin on üks inimene, kelles ei ole mitte midagi erilist, leidsin sellise kandidaadi. Et kuule, kas kellelgi on vaja inimest, kellel on mitte ühtegi eristuvat tugevust ja ta on täiesti tavaline inimene? Ei, meil hetkel ei ole vist sellist vaja. Hea küll järgmine. Ja kui seal järgmises on midagi sellist, kus juba kumab välja see eristumine, mida inimene endas näeb ja mida ta tahab tööandjale pakkuda. Hei, tule vaata, päris huvitav. Vaata, mille eriline inimene see on. Väga, ma just tahtsingi selle poole pealt tulla, et kui seda väga palju kasutatakse ja mu enda kogemus ütleb ka seda, et see tekst tuleb väga ümmargune. Nüüd on see sama küsimus, et kas noored aduvad seda, kuna nemad kasutavad praegu rohkem, kas nad aduvad seda, kas nad tegelikult seda juba teevad ja kas teiselt poolt tööandjad teevad otsuse selle peale, kuule, see on ise lastud kirjutada, ise pole mõelnud, ma ei võta teda, sest ma korraks mõtlema, et kas võib ka tulevik olla niimoodi, et kui suurem osa inimestest kasutab ja kõik on harjunudki sellise ümmarguse tekstiga, et kas see võib nii olla või ikkagi jääb see isikupärane prevaleerima? Ma ei tahaks nii üle tähtsustada seda, kas asja kirjutas nüüd keelemudel või mitte. Samuti õpetajate puhul. Et okei, keelemudel kirjutas kirjandi. Hea küll, ta kirjutas selle kirjandi. Vahet ei ole, kas selle kirjutas õpilane või selle kirjutas lõppvariandi, kirjutas GPT. Küsimus see, kas on siin näha originaalseid mõtteid ja eristumist selles sees. Ja samamoodi ka, et tööandjaks ei ole, võib-olla tööandjaks on isegi pluss, kui selle kirjutas AI, aga samas, eks ole inimest, AI-d kasutada väga tore, aga samas, kui see eristumine või see, mida tahetakse selle tekstiga öelda, tuleb sealt väga hästi välja. Seega, et see küsimus ei ole ju tööandja poole pealt, et kas inimene cheatis või kuidagi liiga kergesti tegi selle valmis. Küsimus on ikkagi see, mis sealt välja paistab, mis on see unikaalne sõnum, mis selle teksti taga on ja samamoodi ka siis koolitööde puhul, et ma kasutan ise ka kirjutamiseks ju tegelikult ainult keelemudeleid ja samas, kui raskeks see teeb selle, et kui ma seda tekstis lõpuks vaatan, et mis mu see point seal tegelikult oli.
Okay, Marko? No üks näide, mida võib kohe kasutada, on see, et tegelikult keelemudelil on võimalik ka ülesanne anda selliselt, et kirjutagi palun vigadega. Et muuhulgas kasuta trükivigu või siis võidki anda ülesandeks, et kirjuta just nagu ma oleksin Andrus Kivirähk ja tulebki selline kelmikas tekst, nii nagu olekski nagu lugupeetud kirjaniku poolt valmis tehtud. Sellepärast, et keelemudelis on piisavalt suur hulk näiteid selle kohta, kuidas keegi kirjutab, kas siis nagu Andrus Kivirähk või neid näited ka, kui keegi on kirjutanud vigadega. Nii et seda liiki, jällegi küsimus on selles promptimises ja selles oskuses, et kuidas ma siis seda kasutan. Ja teiselt poolt, kas see, ma ise hakkasin paralleele tõmbama selle poolega, et mäletan, oli veel aegu, kui saatsid CV-d paarkümmend aastat tagasi, kes tol hetkel olid kuskil võib-olla üle 50 aasta vanad, oma CV ja CV hakkas sellise nagu jutuga pihta, et olen sündinud Väätsa külas sellel maakonnal ja tegi nii, nagu A4 tekst oli. Ja siis juba teades, et kuidas CV tuleb koostada, vaadata, okei, see on sealt põlvkonnast. Et nüüd ongi see küsimus, kas ma vaatan, kuidas ta oma CV oli teinud või ma vaatan tegelikult seda sisu. Sealt edasi tulid järgmised, kes tegid CV niimoodi, et nad panid endal selle töökogemuse, mis on kõige varasem, panid esimeseks ja siis kõige hilisem oli viimane. Jällegi, et mingi loogika ütles, et kõige viimane on esimene. Jälle see sama koht, et kas tal oli see oskus seal taustal, et mul on tunne, et selle AI kasutamisega kandideerimisel tekib ka see, et sa loed nagu välja, et kas ta oskab kasutada seda, mida ta teeb ja kuidas ta seda kasutab või ta on lihtsalt pannud selle, et Kandideerimisel on mitu etappi. Ka nii-öelda siin viimasel ajal üsna palju inimesi värvanuna ja väga paljude erinevate kandidaatidega suheldes ja ka tehes nii-öelda esimesed kaaskirjad läbi lugedes, siis reeglina saab aru, et kas on tehtud keelemudeli abil või on tehtud iseseisvalt. Kuid kõige rohkem see eristub just siis, kui sa oled välja valinud siis nendest võimalikest sobilikest ühe grupi inimesi ja esitad nendele koduülesande, mingi sisulisema. Ja seal, mis see vastus tuleb, see on palju huvitavam. Kas see on tehtud keelemudeliga, kas see on läbimõeldud ja mõtestatud, kas on olnud nendel tööle kandideerijatel see kriitiline mõtlemine olemas, kas see on päriselt ka teostatav, mis ta on sinna kirju lasknud panna. Seepärast, et reeglina tuleb välja, et ikkagi, et kui sellised küsimused juba tekivad, siis see on tehtud nii-öelda selle ChatGPT abil. Aga kas ta nagu päriselt ka on võimalik ellu viia ja kas see inimene oleks seda suuteline tegema. Ja seal tuleb nii-öelda juba tööandjana see otsustuskoht, kas teda palgata või mitte. Ehk siis tegelikult, mis puudutab seda laiskust, kui me räägime noortest, eks ole, võib natuke liiga, need kooliõpilased, need noored on võib-olla tõesti liiga väiksed. Need teevadki esimese asjana, et saaks aga ruttu arvutimängudesse minna midagi taolist, teeme selle kodutöö ära, aga need, kes tahavad tõesti tööle kandideerida, on juba vanemad inimesed. Seal peab olema ikkagi see kriitiline lugemisoskus ja funktsionaalne lugemisoskus, et aru saada, mida sa oled lasknud kokku kirjutada. Üks praktiline, jälle üritan siis praktilisi näpunäite siia sisse puistada, et praktilisemad meie hulgast ei jääks magama või lahkuks ekraanide juurest. Ja mis puudutab tööle kandideerimise vestlusosa, siis üks nagu nipp, mida saab kasutada, on see, et sa võtad töökuulutuse, siis uploadid selle ChatGPT äppi ja siis ütled ChatGPT-le, ole palun nüüd tööintervjuu läbi viia selle ametikoha jaoks ning mina olen kandidaat. Siin on minu CV, selle võid ka veel uploadida, siin on kaaskiri, mille ma saatsin. Hakka nüüd palun läbi viima tööintervjuud. Ja siis vajutad seal seda rääkimise nuppu ja ta räägib küllaltki head eesti keelt, ta kuulab ja räägib siis nagu teksti, ütleme siis nagu audio kujul küllalt hästi ja võtta minna jalutama, autoga pikem sõit ja lihtsalt harjutada seda tööintervjuud läbi. Loomulikult ta ei pruugi küsida täpselt neid küsimusi, mis tuleb, aga vähemalt see annab võimaluse tööle kandideerijale, kes väga sageli, inimesed ei kandideeri tööle päris iga päev, eks ole, et see on ka stressirohke olukord ja see on võimalik valjusti läbi rääkida, läbi mõelda siis vastused teatud küsimustele ja kui seda siis nagu näiteks paar tundi siis tegeleda sellega, siis minnes tööintervjuule avastad, et tegelikult on juba harjutatud ja vastused on palju läbimõeldumad ja soravamad. Ma ise kasutan seda niimoodi, et ma olen uploadinud ühe executive coaching raamatu siis GPT-sse ja andnud talle prompti, et käitu palun nagu siis juhtimistreener ja kui ma sõidan autoga pikemat otsa, mul on mingisugune asi, mida ma tahan nagu enda jaoks läbi mõelda, siis ma lihtsalt vajutan seda audio nuppu, sõidan autoga ja ta küsib mu käest küsimusi, ma räägin ennast lahti, ta küsib lisaküsimusi ja niimoodi, kui ma näiteks jõuan Võrru kohale, siis on mu arusaam nendest otsustest, mida ma pean hakkama tegema, on muutunud oluliselt paremaks. Ja sama saaks siis kasutada ka tööintervjuu kontekstis. Proovige järgi.
Õudselt hea soovitus, et meil on siin ju ka tegelikult intervjuu boksid isegi olemas karjäärikeskuses, kus sa saad ennast filmida ka samal ajal ja vaadata ka oma kehakeelt siis, eks ole, et see on ka tegelikult tähtis, kuidas sa ennast üleval pead. Ja lõpuks, kui sa oled läbi viinud näiteks selle tööintervjuu harjutamise selliselt, nagu ma soovitasin seda teha, siis võid kirjutada, palun anna mulle nüüd tagasisidet. Ja siis ütleb, vastus sellele oli ebaselge, vastus sellele ei sobi selle töökoha parameetritega, nii edasi, proovime uuesti. Hea küll, proovime uuesti. Ja ma hakkasin kohe mõtlema, et kui laadida üles, sa olid ühe raamatu laadinud, kui laadida sinna 100 mingit temaatilist raamatut, et siis ta tegelikult ongi juba selline hea nõuandja ju selle 100 raamatu piires. Või? No ma laadsin sinna üles selle coachingu raamatu, mille meetodid mulle endale kõige rohkem meeldivad ja ma ei taha, et ta segadusse satuks, aga kui ma laeks sinna 100 üles, siis muidugi tekib probleem selles, et see tema konteksti aken, eks ole, või korraga informatsiooni mälus hoidmise võimekus on piiratud ja siis ta võtab igast ühest nagu natuke ja võib-olla see mind siis päris ei aitaks. Aga see, kuidas hästi paljude raamatute ja allikatega tööd teha tehisintellektiga, no selleks on siis nagu järgmise võimalus. Näiteks Google'il on Notebook LM, mis on suurepärane siis teaduslike uurimistööde ja muu sellise nagu mahukamate dokumentide analüüsi jaoks. Mardil on siin tõesti väga head näited ja siin tegelikult me tuleme jällegi selle juurde tagasi, et mis see siis on, see tehisaru? Ta on tööriist. Ja see, et kuidas me neid tööriistasid kasutame, sellest sõltub ka tegelikult meie enda edukus. Nii et minu soovitus on, et tuleb õppida neid tööriiste, mis meile kätte antud, kasutama ja targasti kasutama. Väga hea. Ja et kuidas, vaid tegelikult ka kas, mis tihtipeale eristab ära ju need inimesed, kes lähevad ette harjutama seda ja võtavad seda ette või tegelikult ta ei tee seda, siis sealt ei tule ka seda tulemust. Noorte teema lõpetuseks, et nüüd, kui nad astuvad tööellu, Raul Eamets on ühes artiklis kirjutanud nii. Me näeme, kuidas uued masinõppesüsteemid teevad ära lihtsamad ja rutiinsemad tööd, mida tavapäraselt antakse algajaile. Olgu selleks siis turuülevaate koostamine, eri ettevõtete majandusaruannete analüüs ja nii edasi, et aga kuidas noor alustaja siis õpib, kui ta ei saa seda teha. Et see on nüüd, kuidas teie sellele küsimusele vastaksite, kas te nõustute või mitte? Noor alustaja, miks me tahame, et inimesed, kes alustavad oma karjääri ja panustamist ühiskonda, õpiks midagi sellist, mis juba hakkab ära kaduma. Et mis põhjusel me seda tahaksime teha? Et õpid hobusega ratsutama, eks ole, mingeid selliseid asju tegema, eks ole, ja siis läheb päris ellu, kus nagu tegelikult ei ratsutata enam hobustega ringi. Et võib-olla siis äkki küsiks siis hoopis, et mis on need esmased kogemused, mida noored võiksid praegu hakata oskama. Ja mul on näide hea kolleeg, kes ta põhiülesanne on ettevõttes juhtimisvaldkonnas, ta on küll nagu siis, ütleme, ka inimene, kes on oma karjääri, ütleme, esimeses pooles. Aga tema sisemine visioon on, et ta tahaks ikkagi saada tehnilisemaks ja rohkem tarkvara inseneri suunas liikuda. Ja kasutades siis AI tööriist tarkvaraarendusest, ta tegelikult juba praegu saab panustada tarkvaraarenduse ülesannetega, millega muidu ei saaks panustada. Ja teeb päris suuri ja olulisi asju, teeb juba nende vahenditega ära. Ehk siis kogeb nüüd tegelikult mitte seda, kuidas teha mingeid junior arendaja taske, mis tegelikult ongi igavad ja võib-olla noorele mitte eriti inspireerivad, saab tegelikult teha nagu juba päris asju ja mõelda selle peale, mis on tegelik väärtusloome tarkvaraarenduse ja hakata tegelema varem päris asjadega ja saada läbi selle seda olemust. Täiesti nõus ka selle poolega, et tegelikult miks sa peaksid tegema neid igavaid asju, mida keegi teine teha ei viitsi. Et pigem asu kohe praktiliste asjade juurde, saad kiiremini spetsialistiks ja oled ise rohkem motiveeritud selle juures. Et ma arvan ka, et me peaks üldse nagu arvama niimoodi, ütleme, et on noor alustaja. Ma arvan, et on noor tegija. Ja tegelikult noored üllatavad meid, dinosaurusid, nagu mina juba olen 50-le lähenev. Nii et nad tõesti üllatavad ja ma arvan, et me peaks olema nagu nende suhtes nii skeptilised. Et anname noortele võimaluse ja las nad tõestavad ennast. Ma võin ka öelda, et üks nendest algatustest, et mida ma eest vean, on noorte heaolu mõõtev helge kool. Et me siis vaatame, et kuidas 13–19 aastastel noortel Eestis läheb, oleme praegu umbes 30 koolis ja kusagil siis nagu seal 5000 noort nagu igas pool aastas korraks siis nagu testivad, et kuidas nende elu siis läheb. Ja mida me oleme sealt teada saanud, on see, et seda liiki
omavaheline tugi noortel ja sellist üksteiselt õppimist ja üksteiselt tuginemist on päris palju. Ja sellist nagu iseendale nagu eesmärkide seadmist ja võimekust nagu enda eest väljas olla on palju rohkem, kui me seda eeldame. Nii et ja siin noh, nii nagu me enne korraks juba rääkisime sellest, et meie jaoks pigem on isegi väljakutse see, et kuidas nagu teised põlvkonnad nendega järgi tulevad. Et aastal 2001 oli üks teoreetik, kelle nimi on Brenski, kes hakkas rääkima ühest terminist, mille nimetus on digitaalne pärismaalane. Ja ta kasutas siis seda terminit selleks, et kuvada neid inimesi, kes on sündinud nutikasse maailma ja kelle jaoks nutiseadmete kasutamine on täiesti loomulik osa. Ja siin meie, kes me oleme natukene vanemas põlvkonnas, oleme tegelikult omandanud need oskused enda karjääri vältel. On täpselt, et kunagi oleme kirjutanud ühtemoodi oma eluloo kirjeldusi, nüüd kirjutame siis teistmoodi, mis siis nutimaailma natukene sobivad. Ja mõni aasta tagasi juhtus näiteks selline asi, et me õpetades ühte kursust, üks esmakursuslane, ma ütlesingi, et tuleb teha nüüd mingisugune lahendus, tuleb sul arvutisi valmis teha. Ta tuli kooli ja ütles, et mul on raske, et ma ei ole kordagi elus arvutit kasutanud. Ma mõtlesin, et mis mõttes, et Eesti tiigrihüpe on totaalselt läbi kukkunud, et meil on jõudnud ülikooli keegi noored, kes ei ole pidanud elus mitte kordagi arvutit kasutama. Ütlesin, et ma tulen sellisest tagasiütlikust perest, et meil ei olnud kodus raha ostmiseks, et ma olen kõik oma kodutööd senimaani teinud enda telefonis. 100%. Läks aasta mööda ja neid inimesi, kes tulid esimesele kursusele juba 2. See tähendab seda, et meil on terve põlvkond hakkamas üha enam üles kasvama, kes on kogu oma tehnoloogilise käekirja kasutades üles ehitanud puhtalt ainult nutitelefonide baasil. Ja nad on suutnud seda teha. Ja nende jaoks ongi e-kirja kirjutamine, seal on palju lihtsam või mingisuguse dokumendi koostamine kusagil mobiiltelefonis on palju lihtsam kui kusagil seadmes. Nii et tegelikult me pigem võiksime enda käest küsida, et võib-olla meie muud tehnoloogiad on natukene maha jäämas ja võib-olla me peaksime neid kuidagi nagu siis kohandama selleks, et luua neile võimalusi. Ja ma just siit seda juttu kuulates ongi, et tööandjatele soovitus, et kui tuleb praktikant, et siis kõigepealt peaks laskma tal ringi käia ja tulla tagasi sellega, et mida võiks teha teisiti, mida võiks teha nagu tehisintellekti või neid muid kaasaegseid võimalusi kasutades, mida tegelikult on harjutud tegema ja keegi pole selle peale tulnud. Et see võiks olla tõesti see julgustus, kuidas noori nende esimestel kogemustel siis nagu suunata. Ja mitte ainult tehisintellekti või digitehnoloogiate osas, vaid suhtlen noortega päris palju läbi töökoolis, läbi Kaitseliidu, kus on kas ajateenistusest tulnud või ajateenistuse minevat isikutega õnnestub kokku puutuda ja ütleme, et mul on olnud nii palju rõõmu viimastel aastatel suhelda siis noortega. Ja mulle tundub, et lapsevanemate ja haridustöötajatena siis me oleme siin nagu riigis saanud hästi hakkama, sellepärast, et see põlvkond praegu nad on väga hästi arenud, nagu nad ise teadlikud natuke. Neis on rohkem sellist kriitikameelt, nad hindavad natuke rohkem endas seda unikaalsust ja sisu, mis neis on. Kui ma vaatan tagasi näiteks enda põlvkonnale, millised meie olime, kui me olime sama vanad, siis meis ei olnud nii palju sellist nagu tollal ka väga julgustatud sellist kriitilist oma peaga, heas mõttes oma peaga mõtlemist ja ise teadlikkust. Ja päris sageli ma avastan, et noored teevad mingeid asju, kus kohati neil on teatud kohas võib-olla kogemust on puudu, aga seda värskust ja võimet näha uusi võimalusi ja nii edasi on päris palju ja mul on tõesti rõõm, et me vist oleme siin, mingid asjad oleme viimase 20 aastaks päris õigesti teinud. Noortega ühel pool hetkel. Võtaks teise sihtgrupi, see on 55+, ja räägime, et mis seal toimumas on, et ma võib-olla Marko alustan sinust, et sina puutud kokku ka muudatuste juhtimisega ja oskad sa välja tuua, et kuidas siis saaks need suurema kogemusega inimesed oma seda kogemusi ära kasutada selles tehisintellekti suures ja kiiresti muutuvas maailmas, et see nende tugevus oleks, mitte siis takistus? Üks asi, mille peale saaks mõelda, tehnoloogiast hoolimata, et kas me kasutame neid tööriistu või mitte, et elukogemusega kaasneb võime teha mingisuguseid nagu kiireid otsuseid ja mingisuguseid asju nagu vaadata suuremas pildis. Ja see koht, et kus võib-olla noored on äkki selles samases tehnoloogia rägastikus natukene eksinud, et siis kogenumad inimestel on võimalik nagu tõesti võib-olla siis koos teistega üritada küsida, et mis on need asjad, et mis mind kuidagi edasi aitaksid selles osas.
Ja ma arvan, et kõige lihtsam vahend, et mida siis ka samamoodi selles põlvkonnas on võimalik siis kasutada, on see, et vaadata, et kuidas ma saan hakata mingisuguseid sildasid ehitama enda jaoks ja leida siis mingisuguseid huvitavaid asju ka teistes valdkondades. Ja kui praegusel hetkel ma näen, et minu enda karjäär hakkab kuhugile küpsesse etappi jõudma, siis jällegi mul tegelikult võimalus aega võtta selleks, et eksperimenteerida ja vaadata, et mis võiks olla minu jaoks see silla ehitamise võimalus. Et kunagi öeldi, et sellised nagu väga kitsad distsipliinid sellisetes murrangulistes ajastustes muutuvad irrelevantseks, aga oluliseks muutuvad sellised generalisti distsipliinid, et kus ma vaatangi mingit asja suures pildis ja kaugemalt. Et seda liiki oskus ilmselt on nende jaoks nagu väga tähtis, kes tunnevad, et okei, ma päris täpselt ei saa, et kogu aeg siblivad igasugused uuendused kogu aeg tulevad, et kogu aeg siis ongi võimalus pisut ennast distantseerida ja vaadata, et mis see nagu suures pildis minu jaoks tähendab ja selle baasil enda tugevusi otsida. Ma lisaks siia ka sellise praktilise soovituse, et võtta mingisugune, üritada enda jaoks sõnastada mingisugune probleem, mida ma parasjagu lahendan. Ma olen näiteks raamatupidaja ja ma tahan parasjagu näha, millised on erinevad kulude kokkuhoiu stsenaariumid, ütleme siis finantsjuhi territooriumil, või millised on erinevad kulude kokkuhoidmise stsenaariumid ja nende riskianalüüs näiteks, eks ole, siis raamatupidamise põhjal. Aga see on küsimus, mida ma pean lahendama. Ja ma olen sõnastanud endale probleemi, mida ma tahan, kindla probleemi, mida ma lahendan. Kuidas ma nüüd teeksin seda 10 korda efektiivsemalt, kui ma seni olen teinud? Ja ei hakatagi seda uurima, vaadata YouTube'ist videosid, lugeda kuskilt, küsida nõu inimeste käest, proovida erinevaid viise ja katsuda üks selline probleem võtta ja see veenvalt ära lahendada ja saada sellest siis see eduelamus. Kuidas siis sellega võib tegeleda on see, et siis finantsaruanded downloadida raamatupidamist tarkvarast, uploadida need sobivasse tehisintellekti lahendusse. Rõhutan väga, et sobivasse tuleb see teha ja siis välja selgitada, uurige siis välja, mis see sobiv on. Ja siis öelda, ole hea, tee mulle nüüd need riskianalüüsid, küsi mult lisaküsimusi, kui sul need tekivad ja katsuda siis see riskianalüüs ära teha. Või siis stsenaariumi analüüs finantsjuhtimise aspektist. Ja ongi tehtud. Ja palju selle jaoks siis aega läks, mis on nende erinevate stsenaariumide kvaliteet võrreldes sellega, mis sa ise piiratud ajaks sul oleks suutnud saavutada ja saada üks eduolemus. Ehk siis mitte nagu torkida natuke siit ja natuke sealt, vaadata, mis ta teeb, vaid võtta mingisugune, esimene see algab väga palju. Olulisemaks on muutunud probleemi enda jaoks sõnastada, mis on see asi, mida ma tahan saavutada. Väga täpselt läbi mõelda, mida ma nüüd täpselt tahan saavutada. Et lihtsalt niisama töö tegemine, ma võtan siit, kaevan siit lõunani, eks ole, see nagu muutub vähem väärtlikuks, vaid defineerida väga selgelt, mida ma tahan lahendada, sõnastas ära ja siis uurida, kuidas ma saan kogu selle asja nüüd ära teha. Kui see üks eduelamus on käes, siis järgmiseks võib näiteks saavutada 2 eduelamust või 1 ja veel võimsama. Võtke üks asi, tehke see ära ja see ei ole kerge, seal on esimesed pettumused, uurige, küsige abi, guugeldage, küsige GPT enda käest, kuidas seda asja lahendada, tehke see üks asi ära ja siis on midagi tehtud ja sealt sinna peale saab ehitama hakata. Haridusvaldkonnas ma ütleks ka, et õpetajatele, kes on sellises väärikas eas juba, siis mis on probleem? Probleem on see, et aega ei ole. Väga palju aega kulub ju õppematerjalide, õppetundide ettevalmistamiseks, väga palju aega kulub tööde kontrollimiseks. Tehke see AI endal tööriistaks, abivahendiks ja te saate aega juurde. Ja kasutage seda samamoodi jällegi targasti, eks ole. Et siin pole midagi muud, kui tuleb ajaga kaasas käia ja leida nii-öelda see enda jaoks oluline nüanss sellest, mis panna enda kasuks tööle. Ja mitte ei lase juhtida tehisintellektil ennast, vaid juhid ise tehisintellekti. Mis sa arvad, kui palju on selles takistuses seda usku, et see nagu töötab ja kui palju on takistuses seda võimekust, et see on nii keeruline ja ei tule toime? Ma arvan, et see on ikkagi väga palju tahtmise taga kinni. Mis on täna väga suur väärtus 55+ inimestel, on see, et nad tulevad natukene teisest taustsüsteemist ja nendel on see kriitiline mõtlemisvõime täna olemas. Ja see, kuidas seda integreerida kogu sellesse uude maailma sisse ja noortesse ka, on väga suur väärtus. Ja kui õpetajad lähevad kaasa selle asjaga, mida nad peaksid tegema, siis nad suudavad sammu pidada noortega, kellele nad saavad olla mentoriks selle sama tööriista kasutamise juures.
et see kindlasti võiks motiveerida ka vanemaealisi, et olla ka noortega kaasas, olla jätkuvalt ma korra küsin Martini käest veel seda, et see peaks nagu, mis on see nagu must pilt, mis juhtub, kui nad seda ei tee, et on neil kuskilt taustal see nagu kumamas? Või kõik jätkub lähima 10 aastat siin on erinevaid stsenaariume võib-olla, aga kõige mustem pilt on see, et ühel hetkel tõesti õpetajaid justkui ei ole enam vaja. Et nad ei suuda ennast justkui ära tõestada, et meil on olemas tehnilised vahendid ja me teeme ise nüüd enda jaoks nii palju, kui me arvame tegevat, noored siis mõtlevad niimoodi. Ja tegelikult see kontroll või selline suunav jõud kaob ära ja siis me enam ei tea, kuhu kohta me lõpuks välja jõuame. Ehk siis milline maailm meid ees ootab. See võib olla see kõige mustem stsenaarium. Marko, sa tahtsid? Ma lihtsalt tahtsin, nagu õpetajatega seoses on tegelikult on hästi lihtsad lahendused on olemas ja umbes 6 aega tagasi oli New Yorkeris oli üks huvitav artikkel, et kus ülikoolis intervjueeriti erinevaid lõpetajaid ja nad kurtsid, et asjad on läinud käest ära. Õpilased kurtsid, et asjad on läinud käest ära, et õppejõud kogu aeg hindavad nende töid ainult nagu ChatGPT abil. Ja nad tahaksid ikkagi natukene nagu tummisomat vastust saada kui see, et mida ChatGPT on nende kodutööle siis vastuseks kirjutanud. Ja mida see tegelikult tähendab, on see, et kui me räägime enda haridussüsteemist ühe näitena, siis suure tõenäosusega me lihtsalt ei ole veel harjunud, et muudatus on käes. Ja pikas perspektiivis me peaksime ilmselt suunduma sellesesse teatud mõttes rohujuurte tagasi. Et me ei pea lihtsalt tegema tuimasid kodutöid, tuimasid hindamisi, vaid meie seesamane koolisüsteem võiks muutuda palju sokraatilisemaks. Ehk me saamegi, me võime seda nagu tuima tööd küll ka teha, aga et klassiruumis võiks olla päriselt arutelu, omavahel vestlus, üksteise tundma õppida, kuidas sul päriselt läheb ja kuidas me saame siin nagu toredaid asju koos teha. Et lõppkokkuvõttes kool võiks olla toredate asjade tegemise koht, mitte see, et ma lihtsalt nagu teen seal, omandan mingeid teadmisi ja siis päeva lõpuks on mingisugused hindeid. Ja paljudes valdkondades võib samamoodi vaadata, et ma võingi vaadata, et äkki on mingi töös, minu töös mingi osa, mis on selline tuim ja mis võtab jube palju aega ja energiat, aga et laadin selle asja siis sinna sellesse samasse keelemudelisse sisse, ütlen, et kuule, anna sina hoopis see hinnang, kirjuta sina minu jaoks see üldistus valmis, anna mulle need samased tööriistad ja seeläbi on mul rohkem aega iseenda jaoks, oma kolleegide jaoks, oma klientide jaoks, oma õpilaste jaoks, kes on täpselt siis see teine osapool, kellega ma saaksin rohkem olemas olla. Ma lisaksin, ma väga toetan seda, mis te olete rääkinud ja mõningate ametikohtade juures on päris palju sellist nagu küsimus sellest, et see justkui see ametikoht on püha, et õpetaja ametikoht, näiteks õpetaja amet kui selline on püha. Ja seega tekib vastumeel selles, et mingisugune tehnoloogia nüüd hakkab kuidagi võtma seda püha ametit ära. Ja seal tekib selline reaktsioon, et ei, AI seda küll tegema ei hakka, sest õpetaja amet on selline püha amet. Sama teine näide on arsti amet on selline, et vot seda küll AI tegema ei hakka. Aga siis võib korra mõelda, et mis on selle ameti juures püha? Kui ma tahtsin võtta see, teha selle ohvri, et hakata õpetajaks ja aksepteerida kõike sellega, seda, mis tuleb õpetaja kutse kaasa. Kas ma tegin selle sellepärast, et ma leidsin, et mulle väga meeldib kodutöid parandada näiteks ja see on see, kuidas maailmale väärtust loon ja see on see püha osa õpetaja ametist ja seda jumala eest ei tohi mult ära võtta. Või on see äkki hoopis see, kuidas motiveerida õpilasi, kuidas tekitada õpilastes soovi õppida, laialdast võimet erinevaid teemasid maailmas omavahel ühendada, kriitilist mõtlemist ja muid säänseid väärtusi luua. Ja samamoodi arsti puhul, et kas ma tahan arstiks saada sellepärast, et ma olen väga efektiivne paljude andmete pealt diagnooside loomises juhku aparaat või sellepärast, et ma tahan suhestuda patsiendiga, tuua patsiendi ellu ka motivatsiooni näiteks selles tervislikus olukorras näiteks leida jõuda sellest terveks saada, et mis on minu see unikaalsus või see, mis on see püha osa sellest ametist. Ja kui niimoodi mõelda, siis äkki ka väheneb ärevus selle osas, et AI hakkab nüüd midagi püha meie elust ära võtma. See püha ei ole see, mida AI tahab. AI tahab võtta su käest ära selle, mis on tegelikult see võib-olla tuimem ja vähem väärtuslik osa sellest tööst. AI ei võta vist midagi ära. Küsimus on see, et kui palju sa ise annad talle seda võimalust. Just. Sind juhtida. Seda küll. Jaa. Veel sellest sihtgrupist rääkides me sinna nagu õpetajate peale nüüd oleme keskendunud piisavalt, aga selles mõttes on see oluline, sellepärast, et kui nemad ei võta seda omaks,
siis selle järjest järgneva põlvkonna need arusaamised võivad ka kujuneda hoopis selleks, mida me ei soovi. Minu küsimus siit veel on ka seoses kandideerimisega, et kui te värbate kedagi, et siin Martin ka juba natukene rääkis, et kuidas teie oma meeskonda valite, mis on teie jaoks need olulised oskused ja millised siis muutuvad järjest ebaolulisemaks? Võib-olla sellised paar-kolm põhiväärtust niimoodi teie kogemusest, et kui jällegi siin on neid kuulajaid, kes on selles vanuses, et mida siis nad saavad arvestada. See võib ka midagi üle korrata, mis te juba ütlesite, aga las ta siis rõhutabki eraldi veel üle, et paar-kolm sellist oskust, mis on olulised ja mis on võib-olla see, mis on niimoodi ebaolulisemaks muutunud, vähem tähtsamaks. Üks noor tarkvaraarendaja tuli mu käest küsima, et Mart, et ütle mulle, ma siin olen alustav, ütleme junior tarkvaraarendaja, et ütle mulle palun, et mis oskus on kõige olulisem, et saada nagu väga vägevaks tarkvararendajaks. Kuule, see on nii hea küsimus, et ma lähen mõtlen selle peale järgi, ma kohe ei hakka ütlema. Mõtlesin järgi, läksin tagasi, ütlesin talle, kuule, kommunikatsioon on kõige olulisem. Ja natuke üllatunud küsis, et miks siis kommunikatsioon, et eeldas, et võib-olla ma ütlen talle, kõige olulisem on seal mõni nagu näiteks tarkvaraarhitektuuri alased teadmised või midagi sellist. Ma ütlesin, et ei, et sa võid eeldada, et kõik tarkvaraarendajatele omased oskused on põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes kõigil olemas, sellega seda tõenäoliselt ei eristu. Ja kommunikatsioon ehk siis see, kuidas töötaja suudab teiste meeskonnaliikmetega koos visiooni luua ja visiooni arendada, kuidas ta suudab toetada teisi töötajaid suuna leidmisel ja oskuste leidmisel ja see osa nüüd võib öelda, et näiteks AI vahendite tulekuga muutub see veel olulisemaks, mitte see, kuidas me midagi teeme, vaid mida me üldse teeme ja miks me teeme. Ja selle osas iga meeskonnaliige peaks suutma arendada seda paradigmat, kes me ettevõttena oleme, mis meie eesmärgid on, kuidas me omavahel koos töötame, sest see unikaalne väärtusloom, mida me teeme, tuleb ikkagi, nagu me oleme siin korduvalt arutanud, et AI ei anna meile see unikaalset osa, mida meie toome maailmale, ta annab selle kõik ülejäänu, eks ole, ja sellepärast siis ma ütleks, ma siis piirduksin ühe nagu sellise oskusega, mida vaadata on just nimelt see kommunikatsioon. Väga hea. Minu jaoks on oluline ikkagi inimese põhiväärtused eelkõige. Ja see, kuidas ta neid oma elus ja ka tööelus rakendab. Järgmine on see, et millised väljakutsed siis sellel töökohal ees ootavad. Ja kas see inimene oleks nagu suuteline neid edukalt täitma või millist tuge ta selle juures vajaks. Et kui tal on ka mingisugused muud kvalitatiivsed omadused just teatud töölõikudele väga sobivad, aga mõnel poolt jääb vajaka, kas siis on võimalik kasvu samas tehisaru abil midagi nii-öelda kaasa aidata ja kiiremini ära lahendada. Ja kindlasti kolmas on oluline see, et kuidas ta sobitub ülejäänud tiimiga. Ehk kuidas tiimi koostöös on võimalik saavutada see tulem. Inglise keeles on 2 A-tähega sõna. Üks on acquisition ja teine on adaptation. Et üks on siis omandamine, teine on kohanemine. Ja mida tehisintellekt tundub, et teeb enamike ametikohtadega, on see, et me sellest omandamisest muutume palju rohkem kohanevaks. No, klassikaline haridussüsteem on üles ehitatud niimoodi. Ma kõigepealt lähen üldhariduskooli, siis ma lähen kas kutsekooli, ülikooli, ma panen kõvasti aega sellesse, et ma omandan uusi teadmisi, saan igasuguseid oskusi ja peale seda, kui ma olen nagu kõvasti neid asju niimoodi endasse imenud, siis ühel hetkel ma hakkan selle eest raha teenima. Minus on nüüd palju asju need sees ja nüüd nende abil ma siis nüüd teen kõiki neid asju. Aga kui me mõtleme, et enamik keelemudeleid on tänaseks saavutanud taseme, et nad suudavad näiteks sellises intellektuaalses eksamis, et kui ma peaksin tegema raamatupidajatele kutse sobivas eksami või siis ma ei tea, suvalisele TE-insenerile kutse sobivas eksami, siis tegelikult keelemudel on võimeline selle infokorpuse baasil tegema selle eksami suurepärasel tulemusel, ilma mingisuguse probleemita. Isegi seal samas kriitiline mõtlemine on juba mudelisse ehitatud niivõrd hea algoritmina, et ka see ei ole nagu päris tähtis enam. See tähendab, et kogu meie haridussüsteem ja kogu võib-olla teatud selline ühiskonnakorraldus võiks olla hoopis teistmoodi, et ma ei pea enam mõtlema ainult selle peale, et okei, kuidas ma olen nagu 10 või 20 aastat enda haridust nagu omandanud ja siis ma nüüd selle baasil nüüd teenin raha, vaid et kuidas ma olen võimeline siis muutuvas olades tegelikult selle sobiva asja leidma. Et jah, tõenäoliselt haridust on jätkuvalt tarvis, aga just nimelt sellist nagu kohanemisvõimet on üha enam tarvis tähtsaks pidada. Jaa, väga hea. Ja ma ütleks, et selline katsetamisjulgus ka,
et kuidas sa muidu tead, mis sulle sobib või milles sa hea oled, kui sa ei proovi erinevaid asju. Et tulles tagasi selle eelmise teema juurde, nagu ma ütlesin, et inimesed kardavad mõnikord valikuid teha ja otsustada, tegelikult see on ju osa protsessist. Et niimoodi sa arenedki ja niimoodi sa õpid ennast paremini tundma, su prioriteedid elus muutuvad, huvid muutuvad ja vastavalt sellele võib sinu tegevusvaldkond ka muutuda. Selle 55+ juurde veel korra tahaks öelda seda, et üks asi on see indiviidi vaade, kus loomulikult inimene ise vastutab oma otsuste ja valikute eest, aga teine on ka ühiskondlik, võib-olla selline sotsiaalmajanduslik taust, kus võib-olla oleks vaja natukene sellist suhtumise muutmist, et teatud vanusepiiri ületamisega ei kaasne võimekuse vähenemine, vaid neil on endiselt väga palju panustada või on suurepärane kogemus, suurepärased teadmised. Et siin võiks kaasa natukene tulla selline sotsiaalne pool. Kuuldes teid siin rääkimas, et millised sellised omadused aitavad kaasa selle uuel ajastul, siis ega nendel, kes on praegu ka 55 vanemad, ega neil on need omadused kõik olemas, see sama kriitiline mõtlemine, see sama võib-olla mõttepingutus ja nii edasi, võib-olla see olulisus eristada ebaolulisest, olulist ja ebaolulist ja kõik need temaatikad, et tegelikult ega nad ei pea neid kuidagi nagu endal ära hakkama kaotama, vastupidi. See, kui nad neid nagu hoiavad ja säilitavad ja siis võtavad juurde seda uut tööriista, see lisab neile isegi veel rohkem trumpi ikkagi olla jätkuvalt konkurentsivõimeline ja leida enda tee siin. Nii, aga me oleme jõudnud, kui nüüd selle sihtgrupi poole pealt ei ole, siis siin on mõned küsimused, et meil on just parasjagu veel aega, et vaadata ka, mida on siit küsitud. Ja vabandan juba ette, et kui need küsimused võivad minna veel rubriiki, mida me äkki oleme ka käsitlenud, aga lähme järjekorras ja vastamisega on see, et kellel tekib mõte, kohe saab alustada. Esimene küsimus, kas-küsimus ka. Kas tööandja oleks valmis tegema järeleandmisi, kui keeleoskus ei ole veel väga hea, aga kasutan AI-d abiks? See on selline, me ei tea, see vist väga konteksti spetsiifiline, et mis ametiga täpselt tegemist, kus on suhtlemisel tarvis, seal on ilmselt ka vaja. Siin viimane näide vist, mis oli, on see, et kus Rootsi kurjategijaid soovitakse tuua Tartu vanglasse ja seal oli ka see küsimus, aga et kui nad räägivad erinevaid keeli ja näiteks ütleme inglise keele oskus ei ole piisav, siis asekantsler ütles, et aga selleks on meil tehnoloogilised vahendid. Ehk et siis ma ei tea, need keelemudelid või tõlke võimekused, eks. Soovitaks küll selle osas julgust ja näiteks tööotsijana keskenduda sellele ikkagi, mis on see unikaalne tugevus, mida sa meeskonnale tood. Ja kui see oskus on keeleoskus, siis tõesti keeleoskust on vaja. Kui see juhtumisi ei ole keeleoskus, siis ei ole keeleoskus ja ma arvan, et selle taha küll ei tohiks miski asi jääda, eks ole, kui see tugevus olemas on ja eks ju öeldakse startupide maailmas, startupide see nii-öelda ametlik keel on halb inglise keel. Mida siis eestlased ja indialased ja iraanlased ja kõik läbisegi räägivad. Jaa. Ma lähen siit edasi, kui kellelgi praegu siit lisada selle küsimusele ei ole. Teine on ka, et see on nagu juba meie esimese ploki küsimus, et kas on reaalne, et kunagi tekib nii-öelda robotite võim, et inimene enam ei kontrolli tehisaru? See on küsimus, mis ikka ja jälle kerkib ja Küsimus on võib-olla ka mitte ainult sellest, kas võimalik see terminaatorlik utoopia, eks ole, kus robotid hakkavad maailma valutama. Võib-olla nagu see praktilisem küsimus on see, et kui näiteks mingil indiviidil, eks ole, on väga palju nagu serveri ressurssi AI-sid ja eks ole, kasutab neid väga targalt, kui palju ta suudab kontrollida poliitikat, raha, võimu ja nii edasi. Kas meil on võib-olla siis nagu, tehisintellektis ka päris palju räägitud, nagu siis on assisted või augmented intelligence ehk aidatud intelligents, ehk siis mitte see nii-öelda geneeriline inimesetaoline intelligents, mida me ulmeraamatutest näeme, vaid tehisintellekti lahendused, mis aitavad inimmõistust või võimendavad inimmõistust. Ja nüüd, kui me vaatame, kuidas tehisintellekt saab võimendada võimu kui sellist, siis see oht on muidugi hästi reaalne, et äri konsolideerub, tekivad winki hästi rikkad eraisikud, kes kontrollivad suuri riike või suurt osa maailmast ja see on küll nagu päris reaalne oht, ma arvan. Ja võib äkki väita, et äkki juba juhtub natuke. Ma just mõtlengi, et need valimised, mis siin need näited on olnud, see on ju ka ikkagi läbi sinna maale. Jah, tahtsin ka just juhtida tähelepanu sellele, mis on toimunud ka ookeani taga.
et samamoodi, et kes kontrollib tegelikult USA presidendi valimisi. Et kas seda kontrollib AI või mitte, aga kes on selle AI loonud, kes on need promptid teinud, eks. Aga võib-olla siin on hea koht. Siin on loomulikult riskid ja ohud, aga see ongi see, et me peamegi selle iseennast harima ja me peame selle ajaga kaasas käima. Ja kõigega on tegelikult niimoodi, igas ajastus on nii olnud, kui on uus revolutsiooniline nihe olnud, siis ühel hetkel on tõesti selline teatud mahajäämus ühiskonnas. Mõned lähevad eest ära, aga siis ülejäänud ühiskond tuleb järgi. Aga kas robotid võtavad kunagi maailma valitsemise üle? Nad on juba täna võtnud mingil määral üle. Me isegi ei tea seda, ei tunneta seda. Aga me juba teame, et kui meil on telefon taskus ja siis järgmine kord, kui me oleme rääkinud väga palju kassitoidust, siis me saame kassitoidu reklaame. Ja see on see, millest Mart alustas, eks ole, et kuidas taustal juba käib väga palju. Taustal käib väga palju tegelikult, et ja see on, siia tuleme tagasi ikkagi selle oma nii-öelda teadlikkuse tõstmise juurde ja kriitilise mõtlemise juurde ja ka sellele, et kui palju iseenda kohta informatsiooni kuskile kanalisse paigutame. Kuidas me iseennast kaitseme. Just, ja äkki siin on paslik ära öelda see, Martti, mis sa mainisid enne meie seda saadet, et see määrus, mis ka peaks jõustuma? Jaa, see, mis aasta tagasi vastu võeti, see on siis Euroopa Komisjoni poolt AI Act, ehk siis tehisintellekti määrus, mis seab siis teatud raamistiku sellele AI kasutamisele, kus on siis nagu 4 põhilist piirangut pandud, kus on täielikult keelatud, mõõdukalt keelatud, mõõdukalt lubatud ja täielikult lubatud tegevused. Ja üks selline kõige rangemalt keelatud asi on see, et isiku tuvastamine näiteks avalikes kaamerates on keelatud või siis inimeste nii-öelda hinnangute andmine inimestele läbi tema käitumismaneerida. On see siis nii-öelda avalikus ruumis käitumine, on see siis pangakontol käitumine, milliseid oste ta teeb ja selle põhjal hinnangute andmine. Ja seal on muidugi veel, aga nüüd see määrus tõesti jõustub täielikult 26. aastal. Täna viiakse teatud asju juba ellu, aga see tuleb nii-öelda tagant järgi meile. Ehk tegelikult tehnoloogia liigub ka eest ära, meie liigume sellega kaasa ja regulatsioon tuleb järgi. Ehk siis tegelikult me ikkagi ühiskonnas ohjame seda, mis on meid ees ootamas. Et ma arvan, et järjekordselt ei maksa tuleviku ees hirmu karta või hirmu tunda, vaid tuleb ajaga kaasas käia ja iseennast pidevalt kursis hoida arengutega. Just. Nii, siis on siin veel selline küsimus, mis tuli tollel hetkel arvatavasti, kui me rääkisime siin õpilastest ja lastest, et küsimus on, et kas siis võiks lapsevanemana nii mõelda, et digimaailm on paratamatus ja kool ning perekond peaks andma kriitilise mõtlemise oskuse? No niimoodi võiks umbes üldistada küll, sellepärast, et digitehnoloogiad on siin, et jääda. Me võime üritada teda kuidagi küll kontrollida ja selles ühiskonnas toime tulemiseks on teatud hulk oskusi. Ja üks oskus on muuhulgas aru saada, et kuidas need tööriistad on üles ehitatud, mis seal sees on, kuidas see loogika seal toimib, missugune informatsioon sealt on usaldusväärne, missugune mitte, missugust informatsiooni ma saan sinna anda, missugust ma mitte mingil juhul ei tohiks sinna anda. Et seda liiki digihügieen on ilmselt üks olulisemaid asju, et millega võiks iga lapsevanem tegeleda ja vaadata, et kuidas tema laps mingisuguseid seadmeid kasutab. Kõige elementaarsem asi on see, et kui mul on nutiseade on olemas, kas ma tean, missugune on mu ekraani aeg, kui palju ma tegelikult päevas sellega tegelen. Ja et ka sellest nagu pihta hakata. Ja siis järgmine küsimus on see, et milleks ma siis seda kasutan. Et kas mul on see lihtsalt passiivne tarbimine ja asi, et mis mind tõenäoliselt emotsionaalselt muserdab või siis ma loon seal aktiivselt midagi selle abil. Ongi see, et ma annan võimaluse enese teostumiseks. See võib olla küll ei kehti kõigi kohta, aga täna hommikul siia tulles mõtlesin selle peale, kui ise lapseoht olin ja kui sain ka sünnipäevaks mõne huvitava tehnilise vidina, olgu see siis taskulamp või mingisugune konstruktor või mingi mänguauto, mudelauto. Mis ma tegin, oli see, et mõtlesin lahti ja tahtsin teada, kuidas ta töötab. Mis on tema töö põhimõtted. Ja võib-olla siin on ka natukene sellist uudisimu võiks olla natukene rohkem noortel, aga ka vanematel, et kuidas need asjad töötavad.
kust see informatsioon tuleb, kes see või mis see tehisintellekt siis on, miks ta annab mulle selliseid vastuseid, kuidas ma suhtlen temaga nagu terapeudiga, kas ta tõesti on siis seda või kuidas ma saan selliseid vastuseid. Et kui esitada selliseid miks ja kas ja kuidas küsimusi, see on kindlasti selline nii-öelda lähtekoht selle uue reaalsusega harjumisel. Mul on lapsevanematele ka küsimus, kuidas tekitada lapses rõõmu ja põnevust seoses asjadega, mis eksisteerivad päris maailmas? Kuidas me tekitame lapses huvi avastada, mis füüsilises maailmas toimub, kas spordis või looduses või ümber maja või puutöökojas või kus iganes, ja see on võib-olla koht, kus ütleme, mõnikord lapsevanematena jääme hätta, et kuidas siis leida seda rõõmusalt. Ja sotsiaalsete oskuste arendamine on ka kindlasti lapsevanemate kohustus, et lihtne on tõesti anda nutiseade kätte, las ta tegeleb, aga ta ei õpi neid oskusi nutiseadmest. Need tulevad ikkagi inimestega suheldes ja suhtlemisoskus on järjest olulisem. Ja ma nüüd siia seltskonda või nagu küsimus võib äkki provokatiivne olla, aga mida meie näeme, eriti noorte puhul on ju ikkagi see vaimse tervise teema nagu võimendumine just nagu viimastel aastatel, mida räägivad mitte ainult meie enda nõustajad, vaid tegelikult ka teiste selle valdkonna inimesed ja üks põhjus siin võib olla ikkagi see päris jõuline kõik see nutimaailma tulek ja see, mida nemad seal valivad nagu teha, et kas siin, Marko? No ma ütlen, selle koha peal ütleksin, et põhjus, miks meil tegelikult on probleemid vaimse tervisega, ei ole mitte nutimaailm, vaid on tegelikult paar olulist nagu rakendust, et mida me kasutame. Ja need asjad, mis tekitavad meil probleeme, on tegelikult seda liiki rakendused, mis tekitavad meil dopamiini sõltuvust. Et kui vähegi võimalik, et esimene asi, mida igaüks saab teha, kustuta enda seadmest ära TikTok viivitamatult, sellepärast et see on, sisuliselt ei ole mitte ühtegi uuringut. Ma vaatan minutil seda ütlesid, lasen poistel. Ei ole olemas mitte ühtegi uuringut, mis ütleks, et TikToki kasutamisega kaasneks positiivseid tulemusi, et sinu vaimsele heaolule. Suur hulk täpselt seda liiki nagu sotsiaalmeediat, kus on väga lühikeste klippide keskne nagu mõtlemine. Et see ei ole ainult nagu see rakendus. Et see võiks olla see, kus kohast võiks pihta hakata. Aga on olemas ka täpselt nutiseadmes olulisi asju, mis aitavad mul enda sõpradega suhelda ja mis ei sunni mind sundkäitumisse. Ja siin tuleb ka väga teadlikult vaadata, et missugused rakendused seda toetavad, sellepärast, et murdeealistel on tegelikult suhtlemine väga tähtis. See on lihtne reaktsioon vanematel on, ekraanid on süüdi. See on selline lihtne, sellepärast selle vastust see paneb nagu meist kuskil eemale, ekraanid on pahad, me oleme siin head, ekraanid on pahad. Aga kui me vaatame noorte vaimse tervise probleeme, siis võime küsida, millised meie täiskasvanutena oleme ja kuidas me käitume, sellepärast, et lapsed tegelikult ju õpivad meilt ja kopeerivad meie suhtumise käitumisi. Vaatame, kui ärevad me oleme täiskasvanutena ühiskonnas. Mis on meie enda näiteks siis ekraanidega suhestumise selline praktika, kuidas me üksteisesse suhtume, mis on meie enda kriitika meil ja nii edasi. Ja see on juba need on oluliselt raskemad ja ebameeldivad küsimused, kui neid peaks hakkama enda käest küsima. Ja siis kui vaadata last, eks ole, siis kui selle ekraani nüüd minema viskaks, siis nagu kõik paraneks ära. Ei, sest siis sa peaks ka ennast tegelikult selle ekraani aknast välja viskama. Ja mulle meeldib nagu mõnikord paralleele leida, et aeg, kui tuli internet, et see oli aeg, kus mina lõpetasin, või ütleme, käisin ülikoolis, aga see oli ka ju see koht, et kus sa mingil hetkel võisid sealt leida nagu väga lihtsat sisu ja sellist, mis midagi kuidagi ei aidanud. Ja siis oligi jälle see, et kui sa hakkasid sealt leidma seda, mis sind aitab edasi, see eristabki ära, et võib-olla ka siin praegu sellised tänapäeva need rakendused on, et peab, see on see teadlik kasutamine, et mina ka, ütleme, mis sa siin tõid välja see TikToki puhul, ei oska öelda, kas sellest nagu kasu on, minul endal seda ei ole, aga on neid, kes ütlevad, et ma sealt õpin ja saan informatsiooni, et ma ei oska öelda. Tegelikult ei õpi, sellepärast, et on teaduslikult kindlasti tehtud, et see samane 30-sekundine episoodiline tekitab sul õppimise illusiooni. Tegelikult sa seal ei õpi. Et õppimine vajab natukene põhjalikumat süvenemist, et see on see koht, et kus uuringud ütlevad, et tegelikult ei ole. Aga väga hea, et sa selle välja tõid, sest midagi sarnast nagu see rööprähklemise teema, et illusioon, et ma tegelikult saan asjadega toime, aga tegelikult lülitan enda tähelepanu kogu aeg ühele ja teisele ja vigade tegemise oht võib olla nagu palju suurem või ongi palju suurem, ka nagu uuringutega kindlaks tehtud. Ja üks küsimus on veel, ma püüdsin siin vahepeal sellest aru saada, aga ikka isegi sain, et ühesõnaga küsimus on niimoodi, kui AI annab teadmised ja õpetab ja nii edasi, kui me rääkisime siin, et inimesed saavad juba ise õppida,
aga kes annab siis diplomi, mida nõuavad töökuulutusest tööandjad? Koolid, ülikoolid jätkuvalt. Vist on niimoodi täpselt. et jah, tõenäoliselt ega nad ei kaua mitte kuhugile ära, et meil on olemas ikkagi keegi see, et kes vaatab su teadmistel otsa, oskustele otsa, sinu käitumisele, harjumistele otsa ja siis sa kusagilt selle saad. Mina oleksin küll väga murelik, kui mind hakkaks opereerima doktor, kes ütleb, et näed, ma siin tehisintellektiga natuke nagu harjutasin ja nüüd vaatan, tuleb vist täna välja. Ma ütleks seda ka, et ega siis ei ole ju oluline ainult mingi tööriista kasutamise oskus, sa pead ka aru saama, milleks sa midagi teed, et see sügavam töö mõtestamine, millest see töö üleüldse koosneb, et võiks sinnaga sisse vaadata. Ega see õppeprotsess nüüd iseenesest oluliselt ei tohiks muutuda, vaid tõesti, nagu me oleme mitu korda korrutanud, on AI üks töövahenditest, tööriistadest meie nii-öelda selles toolboxis. Ja koolid ei kao kuskile, lihtsalt see viis, kuidas me saame kiiremini õppida, rohkem muutub. Nii et selles mõttes ei maksa nagu karta, et maailm nüüd nii kardinaalselt hakkaks muutuma. Jaa, väga hea. Et me olemegi jõudnud nagu sellise lõpuringile, et kus nüüd, kui teil midagi sellist, mida te soovite üle rõhutada, et jääks meelde, et siin tegelikult see sinu sõnum juba hakkas tulema väga hea, et me väga palju tõesti kipume, võib-olla see ongi see teadmatus selle tundmatu ees ja siis nagu selle üle müstifitseerimine mõnikord liiga palju. Jah, unustades ära, et tegemist on ju tööriistaga, nii nagu kunagi internet tuli, oli ka väga palju erinevaid brausereid, eks ole, mis lõpuks siis hakkas niimoodi koonduma mõneks nagu suurimaks ja see on meie igapäeva osa ja me kasutame seda igal pool ja ei ole küsimust, et loodetavasti tehisintellekt on teel täpselt samasugusesse olukorda. Et igaüks, ja tõesti siin Mart on hästi toonud erinevaid praktilisi mõtteid ja soovitusi, et nii tööotsijale kui tööandjale seoses siis selle tehisintellekti teemaga, mida siis võiks siit kaasa võtta, kui siit kuulab neid tööotsija või tööandja. Mis sa ütlesid õppimise kohta, eks ole, diplomid annavad ikka koolid, eks ole, nagu me järeldasime, siis õppisin ka ise endale nüüd lõppenud kooliaastal ühe diplomi ja seda töö, pere, mitme töö ja pere ja kõikide asjade kõrvalt, eks ole, seda tehes, siis on võimalik kasutada neid uusi vahendeid selleks, et õppida oluliselt kiiremini. Nagu näiteks see, et õpikud on uploaditud mingisuguse nagu asja, eks ole, mis autos loeb mulle seda ette, küsib mul küsimusi selle kohta, vastan, eks ole, jalutades, mis iganes, süstematiseerib mul õppematerjale, õpetab mind, eks ole, ja kui õppimises on, et õppimine on toodud oluliselt kättesaadamaks, nii formaalne õppimine mingisuguse diplomi suunas, nagu minu näitel, eks ole, kui ka siis on vabas vormis enda käel õppimine, lihtsalt muutunud praegu hästi kätte saadaks ja seda saab kindlasti rakendada ja siis praktiliste asjade puhul ma siis ikkagi läheks selle juurde tagasi, et see pettumuse koht on peale esimest katsetust võiks sõnastada enda jaoks mingisuguse nagu enda jaoks olulise näidisprobleemi ja võtta see otsast lõpuni läbi käia see pettumuse koht läbi, uurida, küsida, õppida, kuidas see tegelikult ära lahendada ja siis lahendada lõpuni ära ja selle edu elamuse pealt edasi ehitada, mitte alla anda. Ma ütleks ka seda, et tehisintellekt on jõudnud igasse eluvaldkonda ja kui igale poole veel ei ole jõudnud, siis ta jõuab. On ta siis meditsiinis või on ta siis linnakorralduses või on ta töötlevas tööstuses. Igal juhul on ta juba otsapidi sees ja ta areneb pidevalt. Ja tegelikult, kes on tööturul tegutsevad ja kes on lähenemas tööturul alles, õpivad, jätkuvalt tuleb ikkagi õppida neid baasaineid, neid asju, matemaatikat, füüsikat, keemiat, reaalaineid, ka keelt, eesti keelt tuleb hoida hinnas. Ja oma põhiväärtused paika saada. See on kõige olulisem, mis tegelikult viimasel hetkel loeb. Ja mida siis veel öelda, ongi see, et julge peale hakkamine on pool võitu. Nii et ei maksa üldse peljata seda, mis on tulemas või on juba käes. Aitäh. Mina ütleks võib-olla tööotsijale seda, et ära karda AI-d, õpi seda kasutama, kasuta seda kui tööriista, mis sinu elu lihtsamaks teeb.
Aga sealjuures tõesti see inimlikkuse vaade, et AI tegelikult ju nõuabki seda, et meie ise saaksime rohkem inimesed olla ja kasutada neid inimlikke omadusi. Tööandjale ütleks seda, et kogu selle optimeerimise ja automatiseerimise ja efektiivistamise juures ärge unustage ära, et inimressurss on ikkagi kõige olulisem. Ja ega mul ei olegi muud lisada, et kui lihtsalt, et mõlemast otsast on hea eksperimenteerida ja mängida ja katsetada, et mida need tegelikult annavad, sellepärast et tehisintellekti tööriistad tegelikult on olemas juba alates eelmise sajandi 50-ndatest, olid tegelikult esimesed närvivõrkudel põhinevad väga kobakad tööriistad valmis ehitatud, aga mis puudutab seda laiatarbe kasutust, et siis me oleme alles neid esimesi samme kõndimas ja suure tõenäosusega järgmiste aastate vältel me alles näeme, kuhu kohta see maailm on üldse liikumas. Nii et mida rohkem me lihtsalt eksperimenteerime, mängime, katsetame, siis seda suurema tõenäosusega me ise kujundame ka seda maailma, et kus me hakkame elama siin lähiaastatel. Just nii. Suur tänu teile, Mart, Reelika, Marko ja Martin. Nii et tundub, et see kõik on alles algus. Veel ei ole hilja hüpata selle sõiduki peale või aluse peale, mis liikumas on. Ja need soovitused, mis siin täna kõlasid, vaadake see üle ja võtke kasutusele, kui te veel midagi ei kasuta. Väga suur eelis on see, et väga palju on olemas ja kättesaadav tasuta. Ei sõltu absoluutselt rahakoti paksusest, et teele saab minna täiesti nii, et need on väga lihtsalt leitavad. Suur tänu, et vaatasite, suur tänu, et ka küsisite. Me kohtume siin juba järgmiste teemadega sügiskuudel. Aitäh teile!